Kui me vaatame kontrollerit, siis tavaliselt tal oleks peaunit või CPU ja siis teatud arv sisendeid ja väljundeid. Tavaliselt see sisendite väljundite arv sõltub siis sellest moodulist, mis sinna juurde on pandud. Neid moodulid võib omavahel vahetada või panna erinevas järjekorras, aga kõik need muudatused kindlasti peavad kajastama ka peaprogrammis. Ehk siis näiteks, kui teil programmis oli programmeeritud selliselt, et teil CPU või peamoodulil on 3 laiendusmoodulit ja vahepeal te võtsite ühe ära, siis tihtipeale see programm satub segadusse. Ta hakkab seda moodulit leidma või otsima ja ta ei leia seda ja siis tihtipeale annab mingisuguse errori, sest ta saab aru, et mingisugune riistvaraline muudatus tekkis süsteemis ja on mõistlik edasi tööd mitte teha, kui teha tööd. Kui me vaatame mingisugust programmi ülesehitust, siis laias laastus me saame lüüa mingi teatud komponentideks. Meie mõttes on siis alamgrupid või alamnetworkid, mis me peame teha. Näiteks teatud tegevusi me peame tegema süsteemi käivitamisel, teatud tegevusi me peame tegema siis, kui pudel jõudis ühte kohta või teise kohta, mingeid tegevusi peame tegema siis kui on vajatud mingit nuppu. Ehk siis tavaliselt programm lüüakse mingi alamgruppideks laiali. See võimaldab meil seda kergemat programmeerimist ja see võimaldab pärast vigade otsimist või parandamist ka kergemini. Kui me vaatame programmi, siis me saame ka ära määrata, mis on prioriteetsed tegevused ja mis on vähem prioriteetsed tegevused. Näiteks, kui mingisugused probleemid tekivad, siis kindlasti need peaksid olema rohkem prioriteetsed kui mingid muud tegevused. Programmis me suudame ära määrata, et mis jupid teeksid tööd enne kui teised. Kui me vaatame programmi, siis tavaliselt me teeme neid networkite kaupa või siis ladder-loogikas. Kui näiteks meil mingit teatud programmi kasutame mitu korda, siis on mõistlik selles programmis teha alamprogramm. See tähendab seda, et loome alamprogrammi ja peaprogrammis käivitame seda alamprogrammi. See meil võimaldab seda, et kui meil on vaja ühte ja sama tegevust teha 10 korda, siis me ei pea seda iga kord copy-paste ima. Et me võtame alamprogrammi ja käivitame seda iga kord. Vastavalt siis vajadusele me suudame oma koodi teha väiksemaks ja konkreetsemaks. Siin on siis alamprogrammi üks näide. Nagu näete, ta saab olla nii kergemalt kui raskemalt. Ehk siis, kui te juba saate aru, kuidas teha alamprogramme, siis tihtipeale see kergendab teie elu pikemates projektides või suuremates projektides. Et kui me käivitame kontrollerit esimekordselt, siis tihtipeale ta annab selle baasversiooni. Meil on küll võimalus otsida seda reaalset kontrollerit kuskil võrgus, aga mõnikord on ka see, et meil ei ole seda reaalset programmi või kontrollerit olemas. See tähendab seda, et me peame programmis ära määrama, millistes juppides see kontroller tavaliselt koosneb, mis laiendusmoodulid tal on juurde pandud. Kui me tulevikus teame, mis laiendusmoodulid sinna tulevikus hakkavad panema, siis me saame numbrite järgi panna need õigesse järjekorda. Ei tohi ka unustada seda, et kui me ükskord panime need moodulid paika, siis tulevikus võib-olla ei ole mõistlik neid enam muuta. Ehk siis tuleb jälgida, et see riistvara ja programmiline osa ühtiksid. Tavaliselt see ei ole kõige raskem tegevus, aga peab arvestama seda, et kui me tegime programmi, kus on teatud arv sisendeid väljundeid ja kui reaalses olukorras on neid rohkem või vähem, siis programm satub segadusse ja tihti valib sellise olukorra, et ta ei teegi enam tööd. Nagu me enne rääkisime, kui teil on juba valmis seade või valmis tegevusprotsess üles pandud ja seal kontroller reaalselt töötab, siis pole mõtet iga kord uuesti programmi luua. On mõistlik ühendada kontroller ja arvuti kokku ja siis vajutad nupu autodetect. Sellega siis tarkvara hakkab otsima kõiki kontrollereid, mis siin võrgus on ja siis pakub välja, et siin on sellised võimalused ja saab alla tõmmata selle programmi, mis seal kontrolleri peal on. Ei tohi unustada ka seda, et kontrolleris olev programm ja arvutis olev programm on 2 erinevat asja. Kui te tahate kontrollerist programmi uuendada või täiendada, siis te peate selle arvutis enne valmis tegema ja siis üles laadima. Kui te seda üleslaadimist ei teosta, siis see programm jääbki arvutisse ja kontroller töötab vana programmi alusel. Kui me rääkisime programmist või programmeerimisest, siis algajad teevad ühe suure vea. Nad hakkavad selle programmi looma ühes networkis. See tähendab seda, et kõik oma tegevused nad panevad sellesse ühte networkisse, kuna see on nende jaoks kergem.
aga kui me vaatame nii-öelda programmi jaoks, siis programmi jaoks on mõistlik luua need eraldi network itesse. kui näiteks tekib mingisugune probleem või mingi viga mingis network'is ja seal on juba 10 000 asja, siis nii inimesele ja masinale on väga raske need probleemid pärast üles leida. Siis kui te näiteks vajutate compile ja ta ütleb, et teil on error network 1 ja kõik teie asjad on network 1, siis eriti see teid ei päästa. Aga kui teil on teie programm lahti löödud 10-20 network'iks ja te vajutate compile ja ta ütleb, et viga on seal mingis teatud network'is, lähete sinna, siis teil on valikuvõimalusi palju vähem ja vea otsimine on palju kergem. Ja kui te kasutate erinevaid network'eid, siis on väga hea need network'id ära nimetada või siis ära kirjeldada, mis need network'id teevad. Ja siis tulevikus aasta või 2 pärast, kui tekib mingi vajadus teha mingi muudatus, siis on väga lihtne see programm lahti võtta ja seal on kõik kirjeldused juba olemas. Kui te neid kirjeldusi ei tee, ei täida seda sisendite väljundite tabelit, siis järgmise inimesel on praktiliselt võimatu aru saada, mis vahepeal toimub. Enamus tarkvara, kus tehakse programme, võimaldab ka nii-öelda online monitooringut. Siin on 2 head võimalust on see, et te saate reaalajas jälgida, mida siis parasjagu teie programm teeb või teie süsteem. Kui teil on reaalne kontroller reaalsete asjadega, seadmetega olemas, siis on väga hea võimalus reaalses ajas näha seda reaalset protsessi. Kui teil ei ole olemas seda kontrollerit, siis see online monitooring võimaldab teil ka seda, et te saate limiteeritud või piiratud koguses kontrollida oma programmi. Sest online monitooring, te saate mingi sisendi väljundi ära muuta ja vaadata, kas teie programm töötab või mitte. Paremates nii-öelda tarkvarades on olemas ka simulaator, mis võimaldab teil nii-öelda simuleerida kogu protsessi. Kui me lõime mingisuguse programmi valmis, siis me suudame selle ära simuleerida ka nii-öelda tarkvaras. Ehk siis me suudame kas nüüd simuleerida ainult meie arvutis või me suudame seda simuleerida ka nii-öelda reaalses olukorras. Sõltuvalt siis, kas teil on need seadmed või ei ole. Et kui me hakkame midagi simuleerima, siis me saame ära määrata mingisuguseid sisendeid ja väljundeid, ehk siis force nii-öelda seadistamine. See tähendab seda, et me määrame ära, et see sisend peab töötama ja see ei tohi muutuda ja see võimaldab meil seda protsessi üle kontrollida.